Te nägite, mis Moskvas toimub, nii et ostke tatart ja õli varuks. Ma arvan, et varsti läheb riigis kõik persse. Täitsa hulluks läheb. Ma olen šokeeritud, et see siia jõudis. Mind pommitati, minu vastas oli tehas. See seisis seal väga palju aastaid, nüüd seda enam pole. Päris huvitav. Täna Moskvas pärast uut Ukraina droonirünnakut kutsuti elanikke üles kiiresti varuma toitu ja esmatarbekaupu, ennustades olukorra halvenemist. Aga Riigiduuma saadik Zjugalov kutsus venelasi üldse üles kiiresti oma raha pangakontodelt välja võtma ja seda sularahas hoidma. Täna öösel sattus Moskva viimase nädala jooksul juba 4. korda massiivse droonirünnaku alla. Hiljem sai teatavaks, et droonid tabasid Dubnas asuvat Moskva kosmose sidekeskust. Ma ei saa eeldada, et see konkreetne rünnak on seotud venelaste katsetega käivitada omaenda Starlinki analoog. Ja siin lobises Vladimir Putin ise välja, kuhu täpselt tuleks Ukraina droonidega rünnata. Kuid märksa kõmulisem oli Ukraina relvajõudude rünnak Voroneži sõjatehasele, mis on üks Venemaa juhtivaid pooljuhtseadmete tootmise ettevõtteid. Integreerimiseks mikroskeemidesse ja jõumoodulitesse, mida kasutatakse aktiivselt, sealhulgas Iskanderi ja Kalibri rakettides. Löök oli nii tugev, et see varises kokku selle tehase peahoone, tohutu hoone. On täheldatud vähemalt 4 raketi otsest tabamust sellesse hoonesse. Muide, selle taustal tasub mainida eilset Financial Timesi materjali, kus samuti märgiti, et Venemaa on jõudnud oma võimekuse laeni toota ükskõik millist relva. Seetõttu toob Venemaa sõjatööstuste hävitamine paratamatult kaasa mobilisatsiooni tugevnemise Venemaal. Samal ajal Valgevene diktaator Lukašenka, jälgides rünnakuid Moskva vastu, võttis siiski kuulda Volodõmõr Zelenski hoiatusi ja hakkas Valgevenes summutama Venemaa mobiilsidevõrku, mis aitas okupantidel suulata droole ja rakette Ukraina linnade pihta. Samal ajal ilmusid uued üksikasjad Ukraina relvajõudude rünnaku kohta Krimmi vastu. Poolsaar sattus täieliku kokkuvarisemise äärele ja nüüd võib julgelt öelda, et Krimm on sattunud isolatsiooni. Bensiini elanikele enam üldse ei müüda. Niinimetatud Krimmi võimud teatasid täna, et kõikide laste vastuvõtt ja majutamine kõigis poolsaare suvelaagrites peatatakse selle suve lõpuni täielikult. Need lapsed, kes täna saabusid Krimmi Artekisse, jäeti lihtsalt laagrisse lubamata ning vanematel paluti ise oma vene lapsi lõbustada. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame nüüd kõike põhjalikult, paneme asjad paika ja vaatame kõik need uudised ükshaaval üle. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Nii et nüüd räägime kõigest järjekorras. Ja alustame Ukraina suurepärasest löögist Voroneži kaitsetehasele. Tänapäeval 22. juunil kõlas Venemaa Voronežis mitu plahvatust, mis alguses tekitasid kohalikes elanikes kerget šokki, kuni nad nägid tagajärgi. Siis muutus šokk palju suuremaks. Rünnaku alla sattus just see sõjatehas, mis toodab raketikomponente, mida hiljem kasutatakse Ukraina vastu. Täielik jama hakkab pihta, kurat. Ma ei tea, mis siit üle lendas. Sõitsin veidi edasi, arvasin, et ainult see koht põdeb, aga tegelikult on asi hull. Kõik on perses. Mind pommitati, minu vastas oli tehas. See seisis seal väga palju aastaid, nüüd seda enam pole. Naljakas asi, kurat, teate, mitu korda nad sinna tulistasid, ilmselt väga palju, seal oli igasugused plahvatusi, igatahes seda tehast enam pole. Siin üldse. Lihtsalt lühidalt rusud ja see kõik kukkus sellest tehasest välja. Kõik lebab teel, suits kattis kogu taeva. Ukraina relvajõudude sõjaväelased märkisid, et löögi andmiseks kasutati õhust lastavaid kõrgelt täpseid tiibrakette. On teada, et see Venemaa ettevõte Voronežis toodab koostöö raames rakettrelvastuse ja õhutõrjesüsteemide komponente.
Eelkõige toodetakse seal transistorblokke ja maatrikseid tiibrakettidele, H-101 detaile pardarvutitele, Iskander K raketikompleksi rakettidele, elektroonikat Pantsir S1 komplekside telekanalitele ning lisaks ka Kalibr rakettide komponente. Ukraina kaitsjad rõhutasid, et tehase võimsuste hävitamine halvendab oluliselt okupantide võimet uusi rakette toota. Vene sõjakorrespondendid kinnitavad, et tõenäoliselt kasutas Ukraina rünnakuks Briti Storm Shadow rakette, kuid praegu pole teada, millist relvasüsteemi täpselt kasutati. Tuleb märkida, et 4 raketti tabasid tehase peahoone väga täpselt. Kaadritel on selgelt näha, kuidas 4 raketti lendasid otse hoonesse ja purustasid selle täielikult. On olemas ka teave selle kohta, et selle tehase töötajad ehk siis spetsialistid, kes valmistasid rakettide komponente, mis hiljem ründasid Ukraina rahumeelseid linnu, neid ei jõutud hoonest evakueerida ja raketirünnak toimus tööpäeva kõige aktiivsemal ajal. Meil toimub siin midagi mahlast, vaata. Seal on pigem see tehas, kus mu vend varem töötas. Seal on näha tulekahju, igasugused suitsud, Katus varises sisse. Droone ei lastud alla. See on halb. See on tehas, kus mu vend varem töötas. Varem. See on, seal. Seal on näha tulekahju. Ja siin ka on näha. Aga kus me seisame? Ei. Aga siit on näha. Bill. Isegi lihtsalt. Asi on selles, et katus lendas pealt ära, kurat. Mul on mitu korrust. Figuuri, saad aru. Te ilmselt pole kindlasti tulekahju. Ja just selliste rünnakute taustal Venemaa sõjatööstuskompleksi vastu. Financial Times kirjutab, et Kremlil tuleb sõja jätkamiseks Ukraina vastu välja kuulutada massiline mobilisatsioon. Kuna Venemaa sõjatööstuskompleks töötab juba oma võimete piiril ega suuda enam relvatootmist suurendada. Allikate andmetel on Venemaa Föderatsiooni sõjatööstus stagnatsioonis, välja arvatud droonisüsteemid ja kaugmaarelvad, kuhu suunatakse peamised ressursid. Sisuliselt on Venemaa jõudnud oma laeni ja toodab juba maksimaalselt relvi. Kohe märgin ära, et see ei tähenda sugugi, et Venemaal oleks vähe relvi või et raketid saavad homme otsa. Aga see tähendab, et kasvupotentsiaali enam ei ole. Ja iga uus löök Venemaa sõjatehastele viib Venemaa sõjatööstuskompleksi vaid tagasi. Seetõttu näevad eksperdid mobilisatsiooni taseme tõstmist ainsa väljapääsuna Kremlile. Vene armee on mahajääja rollis ja kas üritab meeleheitlikult leida hilinenud vastuseid Ukraina relvajõudude uuenduslikele lahendustele või ei leia neid üldse. Sellest hoolimata on Venemaa president Vladimir Putin endiselt veendunud, et Venemaa suudab seatud eesmärgid saavutada ja võit Ukraina üle on vaid aja küsimus. Kuna aga relvi napib, on ta valmis sõdima just inimeste abil. Praegu ründavad Ukraina relvajõudude droonid logistikat, lennuvälju, sõjaväekolonne ja naftatöötlemistehaseid, vähendades järk-järgult Putini armee ressursi eelist. Ja siin seisnebki Venemaa probleem selles, et praegune taktika ei anna vahendeid suurteks edusammudeks, aga uusi vahendeid ei õnnestu leida. Tahan märkida, et alates detsembrist 2025 on Venemaa Föderatsiooni armee täiendamise tempo püsinud rindekaotustest madalamal.
Lisaks kasvab ka Venemaa Föderatsiooni eelarve puudujääk, mis meelitab lepingulisi sõdureid heldete boonustega, mis tõttu jääb Putinil varsti üle vaid mobilisatsiooni suurendamine. Ja video Penza linnast, kus mehi sunniviisiliselt värvatakse, on vaid esimesed märgid sellest. aga mis te neid võtate ära viite? Mis alusel te nad bussist välja tõstsite ja ära viite? Valite välja! Valite välja! Kes ütleb? Mis alusel te unustasite? Noor poiss viidi bussist välja. Kuid tõelise paanika tekitas verelaste seas täna uus Ukraina droonide rünnak Moskvale. See on juba 4. Ukraina droonide rünnak Moskvale viimase nädala jooksul. Ja nagu näha, ei aita Putinit seal mingid ülimoodsad õhutõrjesüsteemid. Ukraina seirekanalid avaldavad juba videoid lendavatest droonidest erinevatest Moskva oblasti linnadest. Samuti rääkisid pealtnägijad mobiilse õhutõrjekompleksi paigutamisest silla peale Sadovodi turu lähedal, millest muide 1/5 põles pärast 18. juuni rünnakut maha. Aga kohe märgin ära, et juba on salvestatud kaadrid, kus Ukraina droon lendas rahulikult rünnakule Kopotnia naftatöötlemistehase vastu. Aga Vene õhutõrje tulistas need droonid alla ja need kukkusid lõpuks just sellele samale turule, Sadovod. Ja eelmisel korral ründasid Ukraina sõjaväelased massiliselt Moskvad 19. juunil ning siis viidi bussist ära noor poiss. 76 drooni ja kannatanuid ega purustusi polnud. Aga neljapäeval 18. juunil toimus rekordiline rünnak Moskvale alates sõja algusest, mille käigus ametlike andmete kohaselt tulistasid venelased alla 194 drooni. Siis sai pealöögi Moskva naftatöötlemistehas Kopotnes. Seal puhkes tugev tulekahju, pealinna kohale tõusid musta suitsusambad ja Moskva lähistel sadas alla niinimetatud naftavihm. Ka Železnodoržne elanikud kurtsid kõrbelõhna ja õlise mustuse üle autodel ja aknalaudadel. Moskva lennuselme lennujaamades hilines või tühistati. Ametlike andmete kohaselt tol ajal 527 lendu. Selle taustal hakkasid Venemaa sõjakorrespondendid kutsuma venelasi üles varuma kõike vajalikku. Esmatarbekaupu, toiduaineid ja nii edasi. Tikke, soola. Ja sellepärast ootab venelasi ees. Suured poisid viidi riigist ära ja niigi on olukord kehv. Bussid, kõigest on puudus, isegi vetsupaberist. Seetõttu varuge tatart, õli. Varsti on riigis, ma arvan, täielik jama. Kas te olete näinud, mis Irkutskis toimub? Diislit pole, seetõttu ongi jama. Kas te nägite ka seda esinemist, jah? Jakuutias, majandusminister seal. No lihtsalt täielik jama. Lihtsalt mingi täielik jama. Aga meil käib siin täielik tsirkus. Seega, poisid, varume soola, tikke, konservi, valmistume sügiseks. Ma ütlesin teile, ärge seiske, kurat, kaevake kartulit, sest me hakkame seda sööma. Praetud, keedetud, aulutatud, koorega, talupoja stiilis, igasugusel moel ja kogu see muu jama. Nägite noort poissi, mis bussis toimub? Tagajärjed sellest, et moor eemaldati, raisatakse aega tühja peale. Poisid, keegi ei kavatse sõdima minna. Nad ise kõik, nemad on eurooplased, nad on ameeriklased, nad ise endaga sõdima ei hakka, jah, Kavrnitšok? Seda ma ei saa teisiti nimetada kui sõjaks. Mul on häbi, kurat, et need raisad, kes on riigiametnikud, panevad endale veel Venemaa kangelase medaleid ja räägivad, kuidas kurat kõik on nende pärast. Lõpetage kirjutamine, aga läheme bussist välja. Täna viidi poiss ise Ukraina droonide eest Moskvast ära, sest seekord ründasid Ukraina droonid objekte, mis vastutavad Vene okupantide side eest. Ja siin suur lihtsalt tohutu tänu Vladimir Putinile, kes juba ise hakkas Ukraina droone õigetele objektidele suunama. Asi on selles, et ära sattus löögi alla Dubna kosmosesidekeskus Moskva oblastis ja see on väga oluline rünnak. Eelmisel päeval jõudis Vladimir Putin kiidelda sellega, et Venemaa alustas analoogi arendamist. Ameerika Starlinki analoogi, mille Elon Musk venelastele rindel ära lõikas. Ja Putin kiitles sellega, et venelased on juba hakanud orbiidile saatma esimesi satelliite sellise side jaoks. Nii et Dubna jaamas Moskva oblastis asub Venemaa võtmetähtsusega teleport, mis juhib tsiviil- ja sõjalisi orbiidirükmitusi. Siin ma selgitan. Vene ettevõte viis madalale orbiidile sidesatelliidid nimega Rassvet.
see ongi seesama Starlinki analoog, millest Vladimir Putin eile rääkis. Dubna kosmosesidekeskus on peamine maa peal infrastruktuur nende kosmoseaparaatide, sealhulgas Rassveti sidesatelliitide vastuvõtuks, edastamiseks ja juhtimiseks. Lisaks kasutavad Vene sõjaväelased kommerts- ja riiklikke satelliitkanaleid vägede koordineerimiseks, rakettide sihtimiseks ja kaugmaa lahingudroonide juhtimiseks. Ja nüüd on Dubna rünnak suunatud selle infovõrgu isoleerimisele ja hävitamisele. Lisaks tabasid Ukraina kaitsejõud samal ööl koos Dubna kosmosesidekeskusega ka droonioperaatorite väljaõppekeskusi ja droonide juhtimispunkte. See kinnitab Ukraina soovi pimestada ja jätta Vene mehitamata lennunduskompleksid sidevõimaluseta kõigil tasanditel. Alates operaatoritest maal kuni satelliitideni kosmoses. Nii et las Vladimir Putin räägib sagedamini sellest, milliseid uuendusi nad Vene armees kasutusele võtavad. Näe, ta kiitles sellega, et nad käivitavad Starlinki analoogi ja palun väga, kohe rünnak Moskva oblasti kosmosesidekeskusele. Ja kui me juba räägime sidest, siis tasub siia lisada veel üks uudis. Vene Z-sõjakorrespondendid hakkasid aktiivselt levitama infot selle kohta, et pärast Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ähvardusi ja ultimaatumit olevat Aleksandr Lukašenka tõesti andnud käsu Venemaa mobiilside Valgevenes summutada. Tuletan meelde konteksti. 19. juunil teatas Volodõmõr Zelenski avalikult pressikonverentsil, et Ukraina on Valgevene piiriäärsetes piirkondades tuvastanud vähemalt 4 kordajat. Retranslaator on tegelikult sidejaam, mida Vene sõjaväelased kasutavad Shahed-tüüpi droonide korrigeerimiseks ja sihtimiseks Ukraina linnade pihta. See tähendab, et mobiilside levib ka Ukraina territooriumile ja vastavalt saavad droonid seda kasutada, et lennata ja tabada sihtmärke. Ja nüüd andis Ukraina president Minskile täpselt 1 nädala, et see sõjaväeline varustus välja lülitada ja demonteerida. Vastasel juhul, ütles ta, teeb Ukraina seda ise. Ja nüüd on juba Vene Z-sõjakorrespondendid hakanud kirjutama, et Lukašenka kartis Ukraina relvajõudude lööke, eriti nähes, mis praegu Venemaal toimub. Ja ta andis kiiresti käsu need mastid summutada või välja lülitada seal töötav Vene operaator. Praegu mainitakse MTS-i. Aga praegusel hetkel, olgem ausad, ma ei ole leidnud ühtegi tehnilist kinnitust, näiteks mobiilside tõrkeid just nimelt Vene mobiilside kohta Valgevenes. Tegelikult neid pole seni näha olnud. Seetõttu pole siin veel kindel, et Lukašenka tõesti sellise sammu astus, kuid juba ainuüksi Vene Z-sõjakorrespondentide paanika räägib paljustki. Teisest küljest on Minskis selgelt ära ehmatatud. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et Vladimir Putin arutab lähiajal Lukašenkaga Ukraina esitatud nõudmisi. Nädala jooksul eemaldada retranslaatorid, mis korrigeerivad Vene droonide lööke Ukraina linnade pihta. Peskov lisas, et Kremlis peetakse seda ähvardust täiesti agressiivseks. See on sekkumine teise riigi siseasjadesse ja kallaletung teise riigi suveräänsusele. Ja edasi tuleb lihtsalt selline sümptomaatiline Peskovi tsitaat, mis tegelikult seletab Kremlis valitsevat meeleheidet. Tsitaat. Kuid meil ei ole mingit kahtlust, et Valgevene juhtkond ja Valgevene ise suudavad oma suveräänsust ise tagada. Teisisõnu, meil endalgi oleks vaja kuidagi nende Ukraina droonide ja rakettide ees kaitsta, rääkimata sellest, et praegu Valgevene peale mõelda ja teda kaitsta. Samal ajal on Krimmis täiesti, putsis. Sisuliselt on poolsaar juba isolatsioonis, eriti pärast eilset Kertši parvlaevaliini seiskamist. Ja nüüd tulevad uudised, mis on lihtsalt hämmastavad, šokeerivad. Ma ei tea, millist definitsiooni veel kasutada, et kirjeldada seda, mis Krimmis toimub. Sõjauuringute instituut kirjutab, et Ukraina viib läbi süsteemset kampaaniat okupantide vastu Krimmis ning iga uus löök Kertši väinale viib poolsaare logistilisele kollapsile lähemale. Eile andsid Ukraina väed löögi Kavkazi sadamale Tšuška säärel Krasnodari krais Venemaa Föderatsioonis. See asub kohe Kertši silla põhja pool. Seal süttisid Mahuti park ja naftabaasi territoorium. Just see naftabaas varustab kütusega okupeeritud Krimmi ja mis on oluline, ka okupante Lõuna-Ukrainas.
see tähendab, et just sellest naftabaasis tangitakse. See tähendab, et nii-öelda kütuseveokid, mis saadetakse, osa neist läheb Krimmi, et varustada elanike bensiiniga ja osa neist liigub läbi Krimmi Lõuna-Ukrainasse, Zaporižja ja Hersoni oblastisse. Seal varustatakse Vene okupante. Ja satelliidipiltidelt on näha tulekahju Kavkaasi sadamas ning sadamast kirdes on näha vähemalt 3 põlevat parvlaeva. Samuti sai löögi naftabaas Testterminal 1 okupeeritud Kertšis. Venemaa kasutab seda objekti masuudi, veeldatud gaasi ja kütuse ümberlaadimiseks läbi Kertši väina. Üldiselt löödi logistika 2 küljest puruks. Terminal asub vähem kui kilomeetri kaugusel Kertši sillast ja seda kasutatakse Venemaa parvlaevade tankimiseks Krimmi ja Kavkaasi sadama vahel. Lõpuks, nagu te kõik juba teate, teatas Krimmi okupatsioonivõimu juht Sergei Aksionov, et nüüdsest bensiini Krimmis üldse ei müüda. Kas te kujutate ette olukorda, kus ükski tankla teie linnas ei saa teile bensiini müüa? Seda lihtsalt ei ole. Te proovite, käite kanistriga ringi, otsite, aga seda ei ole. Ja kõik ütlevad teile, sa ei saa kusagil bensiini osta. Mis bensiin? Millest sa räägid? Just selline ongi tänane reaalsus Krimmis. Kuigi veel nädal või 2 tagasi kinnitas Putin, kuulge, need rünnakud nafta töötlemistehaste vastu on täielik jama. Need on kõik nii tühised asjad, et pole isegi mõtet sellele tähelepanu pöörata. Lõpuks palutakse venelastel, neil pesemata metsikutel olenditel mitte Krimmi sõita. Niinimetatud Krimmi kuberner Sergei Aksionov teatas laste vastuvõtu ja majutamise peatamisest kõigis suvelaagrites poolsaarel. 22 juunist kuni 1 septembrini. Lühidalt, sel suvel ei puhka ükski vene laps Krimmis. Järgneb Aksjonovi tsitaat. Palun suhtuda mõistvalt kehtestatud piirangutesse. Kujunenud olukorras on need meetmed vajalikud avaliku julgeoleku tagamiseks. Vabandust, siin teen väikese nalja. Jah, tõesti, venelased Krimmis on ohtlikud. Seega avaliku julgeoleku tagamiseks tuleks kõik venelased kokku pakkida ja tagasi Venemaale visata. Keel puudutab nii riiklikke laste puhkuse ja terviseasutusi kui ka muid majutuskohti, kus oli plaanis laste üritusi korraldada. Ja täna teatas Venemaa niinimetatud haridusministeerium, et Krimmis asuvast lastekeskusest Artek korraldatakse laste plaanipärast koju saatmist Venemaale. Samal ajal tühistati lähim saabumine laagrisse Alõje Parusa. Artek keeldus täna samuti vastu võtmast lapsi, kes olid juba vahetuseks kohale jõudnud. Tegelikult pöörati nad väravate juures tagasi ja öeldi, et sõitke koju. Ja nagu pealtnägijad väitsid, ei lubatud lapsi, kes täna Artekisse saabusid, lihtsalt laagri territooriumile. Bussid lastega pöörati ilma selgituseta tagasi Kertši poole. Ühe okupeeritud Krimmi kohale trüginud vene lapse ema ütles, tsiteerin, täna pidi olema vahetuse saabumine. Ilma selgitusteta keeldus Artek meie lapsi vastu võtmast. Lapsed on sunnitud ööbima Kertšis mingis kolledžis. No põhimõtteliselt on see õige. Milleks me üldse tulime okupeeritud Krimmi? Sellele emal on mul lihtne küsimus. Sa tulid okupeeritud territooriumile. Sa tõid sinna oma lapse. Selleks, et ta puhkaks okupeeritud territooriumil, kus käib sõda. Kas sul on üldse aru peas, kuhu sa oma last viid? Käib sõda. Sa oled okupeeritud territooriumil. Mille üle sa siis pahandad? Sotsiaalvõrgustikes ilmusid ka teated selle kohta, et teistesse poolsaare lastelaagritesse minek on täielikult tühistatud. Ühe lapse vene ema, kelle laps pidi minema Artkvesti laagrisse, ütles vene propagandistidele, et sai kõne esindajatelt. Haridussüsteemi esindajad ütlesid talle, et sel aastal tema laps okupeeritud Krimmis puhkama ei saa ning lasta sõidab tagasi koju Venemaale. Samaaegselt teatasid Sevastopoli võimud täna komandanditunni kehtestamisest ja ulatuslikest piirangutest, mis mõjutavad transporti, kaubandust, toitlustusettevõtete tööd ja linna infrastruktuuri. Lisaks täielikule bensiinimüügi peatamisele tänavatel lülitatakse välja öine valgustus ning kehtestatakse ka vaelduvad elektrikatkestused. Lisaks tohivad kaubanduskeskused, supermarketid ja hüpermarketid töötada vaid hommikul kella 7 kuni õhtul kella 8, kuni päike paistab. Sama režiim kehtib ka kohvikutele, restoranidele ja teistele toitlustusasutustele. Välitingimustes toimuvad massiüritused on määramata ajaks tühistatud.
Üldiselt, nagu te aru saate, on Krimmis juba tekkinud tõeline kollaps. Ja selleks, et venelased ei kurvastaks ega hakkaks osalema, veel vähem nõuaksid Vene võimudelt mingeid selgitusi, valmistas Venemaa välisministeerium täna kiiresti uue legendi. Seal kutsuti venelasi üles ühinema ja kõiki neid raskusi taluma. Miks? Sest edasi läheb ainult hullemaks. Ja nüüd tsiteerin Venemaa välisministeeriumi asejuhti Aleksander Gluškot. Sest NATO ja Euroopa Liit valmistuvad sõjaliseks kokkupõrkeks Venemaaga aastatel 2030-2021. Ja nende ettevalmistused meenutavad üha enam Barbarossa plaani, Natsi-Saksamaa strateegiat Nõukogude Liidu ründamiseks. Tegelikult öeldakse venelastele, kuulake, NATO valmistub meid ründama, seega pole need veel probleemid. Kannatage, tolad, koguge end. Jah, raskused, bensiini pole, varsti pole midagi. Üldsegi, jookske kiiresti viimased tikud ja sool ära ostma, aga pidage vastu. Miks? Sest meie vastu ründab suur vaenlane NATO. See on peaaegu nagu natsistlik Saksamaa. Teises maailmasõjas sõdisid vanaisad ja teie hakkate ka sõdima. Ehk siis te mõistate kogu loogikat sellest, mis Venemaal toimub. Siia panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused kirjutage selle saate all kommentaaridesse. Hellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen teile selle eest tänulik. Seda saad teha mis tahes alletusega selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või võib-olla QR-koodi abil teie ekraanidel. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!